Tänane üritus on siis keeleklikee tutvustus ja mul on hea meel, et minuga on selle projekti sisu valmistajad Leelo Kingissepp ja Marju Ilves ja Kristi Tamm ja mina olen selle projektijuht. Ja ma mõtlesin, et võib-olla teeks niimoodi, et vaatame kõigepealt seda kursust veidi ja siis ma räägin sellest projektist üle. Что эстонский язык такой сложный, как теоретическая физика, скучный, как смерть, и его изучение займет больше времени, чем очередь на эстонско-российской границе. А может быть, они просто не понимают? Здравствуйте! Я ваша учительница по эстонскому языку, Пилярин. Изучать язык при помощи компьютерной программы – это что-то совсем иное, чем при помощи учебников или в классе. При помощи нескольких сот мультфильмов, полста видео, игр и упражнений проще учиться слушать, читать, говорить и писать по-эстонски. Мы начнем с более простых приветствий и представлений себя. Выучим, как общаться в магазине и кафе. Поговорим о своей семье, своих хобби и привычках, а также научимся выражать любовь. Вместе со мной и другими замечательными персонажами учиться будет проще и веселее, чем одному. Может быть, окажется, что эстонский язык интересный, как жизнь рок-музыканта, непредсказуемый, как неожиданная встреча, и захватывающий, как встреча Нового года. Ну, хватит предрассудков. Также можете посоветовать и другу. See oli siis treiler selle kursuse kohta ja ma näitas ka seda kursust. Nii nagu see treiler ka lubab, et see kursus on üles ehitatud mänguliselt ja huvitavalt ja et see keeleõppe ei pea olema raske, et seda hästi teha. Ja siin on näha kursus sisukorras, kui kasutaja on sisse loginud ja registreerinud ennast, siis kursuse sisu ja siit on näha, et 5 peatükki on tänasel päeval avatud, et me lisame neid peatükke iga kuu, et tõenäoliselt vist juba kuu pärast on ka 7 või 8 valmis, need on üsna valmimise ääre peal. Ja kuna on kõik 16, siis ma päris kindlalt ei julge isegi praegu öelda, et tõenäoliselt sügiseks, aga vaatame. Aga kindlasti võib eeldada, et õppijate tempo on aeglasem kui nende kursuste või peatükkide lisandumine. Tere! Ja ma valisin siit ühe alateema, et siit on näha, eks ole, need üldteemad, need on 16 peatükk, igal peatükil on oma teema ja selles siis kuidas läheb alateema ja siit saame üsna kiire ülevaate, kuidas see õppeprotsess on üles ehitatud. Et kõigepealt on siis... No, kuidas läheb? Tänan küsimast. Hästi. Aga sinul pole ka viga. Et see on 3. peatükist, et päris esimeses peatükis on palju multifilmi ja ongi ainult üks sõna tere. Ja kuskilt hilisemates peatükkides on ikkagi teksti palju ja raskemat. Ja 3. peatükk on kuskilt seal nagu ikkagi veel alguse poole. Nüüd see sama asi esitatakse väikse dialoogina, nii et siin saab siis kasutaja korrata fraase ja vaadata tõlkeid. Ja siis tuleb kohe järgmine see sama teema, siis sõnavara. Kuidas elad? Väga hästi. Aga sina? Normaalselt. Ja siin on veel üks. Tere hommikust, kuidas elate? Tere, kuidas suurepäraselt? Väga hästi. Aga sina? Mina ka. Normaalselt. Midagi maruti kõrgtas. Ja siis on veel üks dialoog siin. Ja eraldi osa siis on siin, kus õpetaja õpetab grammatikat, kus on siis Inga Saluran mõtleja, kes on keastanud Pilleriniks siin.
у человека дела, то можем всегда спросить, kuidas läheb? Как дела? Kuidas elad? Как живешь или как поживаешь? Можем спросить у хорошего друга или у знакомого, с кем мы на «ты». Ja siis saab ülevaate, siis need on ka iga teema juures on siis vähemalt üks, eks ole, selline õpetus, kus on siis lavastatud ja tehtud ka võimalikult huvitavaks, et oleks vahva ka vaadata. Ja kursuse põhiosa ikkagi on ülesanded. Klikkige teksti venekeelsel tõlkel. Iga sõna ilmub uuesti nii kaua, kuni olete sellele esimese korraga õigesti vastanud. Kuidas läheb? See. Kuidas elad? See on üks tüüp ülesannet. Järjestage väljendid alustades kõige positiivsemast. Järjestamise ülesanne. Suurepäraselt. Väga hästi. Vale. Hästi. Järjestage. Leidke sama tähendusega lause. Kuidas elad? Kuidas sul läheb? Rääkige. Arvuti ka rääkimise ülesanne. Kui siis õppija siis püüab ise öelda, siis ta palutakse, et siis tere, kui valmis, saab kuulda. Kuidas elate? Peab ütlema siis aitäh hästi ja kuidas teil läheb. Tänan küsimus. Hästi. Aga kuidas teie elate? Et neid ülesed tüüpe on Suurepäraselt. oluliselt rohkem. Need vist kas võib-olla paarkümmend ja neid ülesanded kokku, me just rääkisime hommikul, et kogu kursuse peale tuleb circa 800 ja kuna iga ülesanne koostab veel alaülesannetes, et kuskil 4000 sooritust on nagu see maht ja väga palju emotsioone ja väga palju videosid. Et see on nagu hästi selline kiire pilk, et mis seda õppijat siis ees ootab keskkonnana. Ja ma räägiks siis ka nüüd sellest projektist. Et esiteks on see siis Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud ja tegu on siis eesti keele õpetamisega vene keele baasil algtasemega 0 – A2 ehk siis vene keelt rääkivatele muu emakeelega inimestele Eestis. Ja see sihtrühm on selles mõttes kindlasti väga lai. Et kui me seda projekti taotlust kirjutasime, siis tolle hetke uuringute andmed rääkisid seda, et inimeste enda hinnangul 5% muu emakeelega inimesi ei räägi üldse eesti keelt ja 4% räägivad väga vähe ja veel 4%, üks 4% saab natukene aru ja üks 4% siis natukene räägib. Ehk siis umbes pool või natuke alla pool on, kelle tegelikult seesama A-tase on nagu, kus nad vajavad abi või peaks rohkem õppima või parandama keelt. Ja see on tööturumeede, ehk siis meie eesmärk on see, et selle kursusabiga siis aidata kaasa, et inimestel oleks võimalik oma keelt parandada ja saada tööd ja jääda tööle ja saada parem töökoht. Ja selles ma rääkisin, et see maht on suur, et see on siis 240 tundi klassiruumi kursust ja siis eks on 16 peatükki. Nüüd tegijad ma nimetasin sisu poole pealt selle projekti taotleja teostaja on Hüdraku ehk siis kaubamärgina Kiromeedia ja hea partner on olnud Haridus- ja Teadusministeerium ja nemad on andnud oma finantseeringu 10% ja nad on ka meid toetanud algusest peale, et nad ütlevad, et seda on tõesti vaja ja julgustanud. Ja kindlasti ka nad abistavad selle kursuse levitamisel, kus on. Ja see projekt on tõesti suur, et nüüd saab täpselt 2 aastat. 1. aprill saime jaatava otsusse teada ja selle aja jooksul on siis peaaegu 500 inimest selles projektis osalenud tööl ja saanud töötasu sellest, et see on nagu hästi suur arv. Ja selle projekti eelarve on 267 455 eurot ja võib-olla oluline on just siin selle raha juures see, et kui ma vaatasin, kui palju näiteks suurematel, tuntumatel keelekoolituse pakkujatel kursust hind, siis nende näiteks oligi natuke üle 1100 euro, seesama 240 tundi klassiruumi koolitust.
mis tähendaks seda, et 1000 kasutaja juures on see juba üle 1 000 000 euro ja mis loodetavasti siis, kui see kursus ennast õigustab ja leiab rakendust, et paljud, kes kõik asju, mida ka riik siis finantseerib ja maksab tagasi need rahad, et paljud saaksid just selle sama kursusega selle A-taseme endale selgeks teha. Nii et see tähendab, et see on nagu riigile oluline ka rahaliselt, et üks võimalus juures õpetele. Ja see projekt lõpeb ametlikult selle aasta lõpus või võib-olla 3 kuud hiljem, et kui me taotleme, aga kindlasti me hoiame selle töös aastaid, et loodetavasti leiame hea partneri, kellel rohkem see igapäevase tööga seostub, kas siis meis või haridusministeerium aga kui ei leia, siis me kindlasti hoiame selle töös, et see ei kao kuhugi. Et küll aga õpetaja abi on nagu, mida me siis võib-olla ise ei suuda tagada, et mis tähendab õpetaja abi seda, et kõik kursuse osalejad saavad õpetajalt küsida nõu ja õppimisnõu või kursuse kasutamise nõu. Ja see on nagu siis meil võetud kohustus, et hiljemalt 3 tööpäeva jooksul me vastame. Et sinna saab saata ka kodutöid, õpetajal üle vaadata, nii et kasutaja ei ole üksi. Ja võib-olla siis lõpetuseks minu poolt, mis on just e-kursus omapära, et esiteks kindlasti ei ole nii suurt asja, ma usun, ma ei eksi, kui ütlen, et ei ole tehtud Eestis nii suuremahulist interaktiivset üleüldse e-kursust ja õppematerjali, aga kindlasti ka siis keeleõppejaks. Ja selle e-kursus omapära on kindlasti ühelt poolt sisust tulenevalt, et ta on huvitav ja mänguline ja ilmselt ka tulemuslik õppimise koha pealt. Aga just e-kursusel omaselt, et see kasuturg on piiramatu ja need kasutajad saavad õppida kuna iganes, et õhtul, öösel, hommikul, et ei pea minema kursustele, ei pea registreerima ja ootama, kuna see kursus tuleb. Saab seda korrata ja saab valida ise endale tempo, et kas on paras 15 minuti kaupa õppida või 3 tunni kaupa ja ise oma õppeprotsessi planeerida. Nii et see on nagu selline kiire ülevaade sellest projektist ja ma annaks nüüd Leelole sulle sõna, et võib-olla mõtlen selles sisu korra sellest kursusest lahti, et sa saad just sellest võib-olla sisust veel natuke üle rääkida. Saate te kuulata veel selle sisugrupi poolt tõesti mõne sõnaga avaksin veel seda projekti tausta, et me tõesti siis eesmärgiks oli teha niisugune töötav e-kursus inimestele, kes otsivad tööd, kes on töötud ja selle sihtgrupi peale mõeldes siis püüdsime ette kujutada, et millega neid võluda. Et tegemist on siis ju inimestega, kes ei ole filoloogid, kes ei pruugi teada keeletermineid ja kes võib-olla ei pruugi ka keele õppimist väga armastada. Et need olid niisugused lähtekohad, millele on ehitatud siis selle kursuse niisugune metoodiline ülesehitus. Et me püüame õpetada tõesti inimestele siis seda, mida neil on vaja, siis igapäevakeelt. Sellest kursusest ei leia Koidula luulet ega Tammsaare tekste, vaid tõesti seda A-taseme igapäevakeelt, millega inimene kokku puutub ja mida ta peaks suutma ise öelda. Ja see igapäevakeel on siia kursusesse niimoodi toodud, et ta oleks nagu tore, mänguline, päris. Kui ikka inimene vihastab, siis ta vannub nendes multifilmides. Kui ta arvab, et keegi ajab rumalat juttu, siis ta ikka ütleb, et kas sa läksid hulluks või et ta on ikka hästi kõnekeelne ja eluline. Ja mismoodi see keeleõppimine siis käib, seda sisukorda vaatate, mis siin korra ekraanil on ja on praegugi näha, siis sisukord tundub väga mahukas ja seal on alapealkirjad ka